tere, mina olen Heili. Ja mina olen Emili. Ja see on minu Eesti tõuguponni rõõmus. Selles videos me näitame ja räägime. Kuidas ette valmistada hobune trenniks? Turvalisus. Esiteks tuleb pähe panna ratsakiiver ja see turvaliselt kinnitada. Teiseks tuleb kätte panna kindad. Ning kolmandaks tuleb panna jalga kinnised jalanõud. Harjad. Esimeseks kõvahari, teiseks pehmehari, tolmuhari, kolmandaks näohari, neljandaks lakakamm ja viiendaks kabjakonks. Hobuse puhastamine. Hobuse puhastamist alustatakse kõva harjaga. Selle harjaga puhastatakse hobuse kaelast kuni hobuse tagumise osani, kaasa arvatud jalad. Järgmiseks puhastatakse hobust pehme harjaga. Pehme harjaga puhastatakse täpselt samad piirkonnad, mis kõva harjaga. Siis puhastatakse hobuse nägu näoharjaga. Kuna hobuse nägu on äärmiselt tundlik, tuleb seda puhastada õrnalt ja ettevaatlikult. Järgmiseks kammitakse hobuse lakk ja saba lakakammiga. Saba kammides ollakse hobuse jala kõrval ja võetakse saba oma jala peale. Kapju puhastatakse kabjakonksuga. Hobuse kabjal on V-täheline osa, mille järgi hobuse kapja puhastatakse. Seda osa puhastatakse kabjakonksu konksuosaga, mis on tavaliselt metallist. Kabjakonksu pehme osaga saab ära pühkida muu sodi. Hobuse ratsavarustuse panemine. Esimeseks valtrapp. Teiseks sadul. Sadula õige koha peale saamiseks võib sadulat natukene ettepoole tõsta ja siis lasta sadulal ise õige koha peale nihkuda. Siis kinnitame valtrappi krõpsud sadulavöö trippidele ning eemaldame vajadusel sadula katte. Kolmandaks sadulavöö. Sadulavöö kinnitame sadulal olevate sadulavöö trippidele. Ning seejärel pingutame mõlemalt poolt sadulavööd. Hobuse küünarliigese ja sadulavöö vahele peab mahtuma üks käelaba. Neljandaks valjad. Valjaste panemist alustame sellega, et paneme ratsmed üle pea. Valjaste panemisel ollakse hobuse vasakul poolel. Parema käega hoitakse hobuse nina peal valjaid kinni. Vasaku käega suunatakse hobusele suuliseid suhu. Järgmiseks paneme kõrvad läbi kuklarihma ning sätime laka ja tuka ilusti. Siis kinnitame kapsli. Kinnitame kuklaaluse rihma. Viimaseks kinnitame ninarihma. Hobuse ja kapsli vahele peab mahtuma 2 sõrme. Kuklaaluse rihma ja hobuse vahele peab mahtuma rusikas. Ja nüüd ongi su hobune valmis trenni minema.